Tervist, head sõbrad, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja käesolev on minu selle nädala pikem kommentaar. Vabandan, et selle nädala videoproduktsioon on olnud tagasihoidlik, sellepärast et suutsin käesoleva nädala esimese poole jälle haigena veeta ning sestap jäi fookuses saate tegemine ära. Aga nüüd siiski võtsin ennast kokku, tulin linna, et nädala lõpuks salvestada see kommentaar ära. Tänan loomulikult ühtlasi kõiki neid, kes on seda kommentaari ja selle kommentaari tegemist omaenda panusega toetanud. Suur tänu teile, head inimesed, kes soovivad seda teha, võivad teha siis otsese toetuse minu rekvisiitidega, mille leiate kas selle video alt või siis artikli alt tekstist, kehatekstist objektiiv.ee lehelt loomulikult. Aga tänase teema juurde. Eelmises saates ma rääkisin pikemalt Eesti välispoliitika vastuolust Margus Tsahkna ja välispoliitilise nomenklatuuri ning Alar Karise osas ja mõistatasin, et millesse võiks laiemalt rääkida. Vahepeal toimus Müncheni julgeolekukonverents ja peab tunnistama, et sealt tuli meie välispoliitika juht, vähemalt nominaalne või nimeline juht Margus Tsahkna tagasi justkui herilase poolt nõelatud. Ta andis Eesti Rahvusringhäälingule intervjuu, kus ta tunnistas sellist asja. Me ei ole tuumarelva Eestisse toomise vastu. Ja lisaks kinnitas ka seda, et sellisele Eesti välispoliitika ja julgeolekupoliitika suunale kiidab takka kogu rahvas. Kust teab seda Margus Tsahkna, kelle enda erakonna toetus on praegu kuskil 1,5% kõikidest valijatest, seda ma ei tea, aga igatahes väga jõuliselt ta sellise positsiooni intervjuus, mille ta Eesti Rahvusringhäälingu annab, võtab. No, väga lühidalt, kui me räägime sellisest ärplemisest siin, et Eesti või meie, nii nagu ütleb Tsahkna, ei ole tuumarelva Eestisse toomise vastu, siis tegelikult peaks see olema kõikide Eesti väljaannete esimene uudis. See peaks olema uudis, mis igal pool on esikohal, sellepärast et sellega kaasneb väga suur tõsine oht Eestile, eelkõige Venemaa poolt, kui Eesti paigutaks enda territooriumile tuumarelva, mis on põhimõtteliselt suunatud Venemaa Föderatsiooni vastu. Siis Venemaa hakkab meid käsitlema otsese julgeolekuohuna ja me hakkame olema Venemaa tuumadoktriini järgi, mille juurde ma peatselt tulen, väga tõsine ohuallikas. Millest see nüüd siis räägib siin, see olukord? Ma olen kuulnud selliseid kommentaare, et kui Tsahkna neid väljaütlemisi välja tuuakse, just nagu sellist natuke vargamäelik, tõde ja õiguslikku, vildelikku Eesti kirjandusest pärinevat talumehe huumorit, et mida see Margus seal praalib jälle niimoodi, pangu oma mulk kinni, ärgu mölisegu ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et justku oleks nagu tegu naaberküla mehega, kes on sattunud natuke kõrgemale kohale ja nüüd siis tahab nii-öelda Vene tsaarile isiklikult koha kätte näidata, olles paar pitsi viina kõrtsis liiga palju võtnud. Et me ei saa tegelikult seda olukorda sellisena käsitleda ega sellisena võtta. Margus Tsahkna, olgu ta ükskõik milline, meeldigu ta meile või mitte, esitab Eesti välispoliitilist nomenklatuuri. Ta räägib neid jutupunkte, mis talle ette on antud ja siin räägib terve nomenklatuur, terve süsteem. Ja et meile pannakse niivõrd oluline infokild või niivõrd oluline küsimus, kas Eesti territooriumile paigutada tuumarelv või mitte, justku nagu intervjuu lõpus, selliseks väikeseks, pisikeseks, järelemõtlemise kohaks, siis siin räägib miskit palju suuremat, kui seda on Margus Tsahkna oma
sellises kõrgesti haritud isikus. Siin räägib süsteem, siin räägib mingisugune asi, mida Stratcom on heaks arvanud avaldada. Ja mulle tundub, et see on Stratcomi ja riikliku propaganda üks selliseid vahendeid, kuidas inimesi vaikselt masseerida vastu võtmaks seda doktriini või seda ideed üleüldse, et Eestis võiks paikneda tuumarelv ja me oleksime otsene sihtmärk Venemaa Föderatsioonile. See on hea panna kuskile niimoodi intervjuu lõppu selliseks väikeseks pisikeseks nii-öelda testküsimuseks, selliseks väikeseks söödaks, et vaatame huvitav, et kes selle peale reageerivad. Tegelikult peaks kogu Eesti ühiskond olema tagajalgadel, peaks küsima, et mida paganat, mis siin toimub praegu, mis doktriin see on, kus sellised asjad välja on võetud, kes need meie oleme, kes on lubanud sellist asja, sest see asetaks kogu Eesti rahva, Eesti eksistentsi küsimuse alla. Kui meie territooriumile paigutatakse siin liitlaste nõudmisel või NATO nõudmisel tuumarelvad. See ei ole mingit Tsahkna isiklik praalimine ainult, on minu hüpotees vähemalt, vaid see on väga süstemaatiline käik, millega üritatakse Eesti ühiskonnat vaikselt välja meelitada Stratcomi vahenditega. See heakskiit sellele. Ja sinna taha tuuakse veel eelnevalt kontekst, et kogu Eesti välispoliitiline selline liin, millest me siin ka eelmises saates rääkisin, oleks justkui terve rahva poolt jagamatult heaks kiidetud. Selline vaat, et peaaegu nagu Pätsi režiimi retoorika peale 34. aastat, et see on Eesti rahva tahe, isegi kui Eesti rahvas on natukene haige, siis me oleme meditsiin, mis seda parandab ja lõpuks patsient saab aru, et nii oli kõige parem. Selline oli ravim meile. Nii et selliste väljaütlemiste peale tasub olla väga teravalt meelestatud, tasub küsida, kust need tulevad. Aga tuleme selle väljaütlemise juurde. Vaatame seda korra järgi ka, et kust kohast see tuleb. Niisiis räägib meie välisminister ERR-i esimeses stuudios. Tuumarelv Eestis, kui mõni liitlane nii otsustaks, oleks mõistlik mõte? Tuumarelv siia meie territooriumile tuua, me ei ole selle vastu. Ahaa, see on nüüd küll uudispealkiri. Meil ei ole sellist doktriini, kus me oleksime kuidagi välistanud, kui NATO peab vajalikuks vastavalt meie kaitseplaanidele paigutada ka näiteks meie territooriumile tuumarelva, aga olles selle valdkonnaga pisut kunagi tegelenud ja ka täna mõnes mõttes, siis ma kardan, et sellel puudub ka selline praktiline vajadus, vaid võib-olla isegi on see väga riskantne. Ja tuumaheidutuse jaoks ei pea seda paigutama piiri lähedale. Ma võiksin öelda, et pigem vastupidi. Nii, ehk siis sellest olukorrast justkui minnakse ilusti üle, Margus Tsahkna ka oma selliseid mõtteid natukene üritab pehmendada seal, et nagu kohe päris Peterburi alla sinna Narva jõe juurde tuumarelva ei pane, aga võib-olla kuskile Võrumaale ja kuskile mujale, et sinna võiks võib-olla panna. Aga ta toob välja sellise lause, et see on tõesti siis nii-öelda meie otsus, meie ei ole sellele vastu, me tuleme selle juurde tagasi ja kommenteerime seda ka, see oli see lõik siin selles intervjuus. See intervjuu on iseenesest üldse väga huvitav ja tähelepanuväärne, sellepärast, et kui me räägime siin Karise ja Tsahkna vahelisest erimeelsustest ja kanakitkumistest, siis siin ütleb välja Tsahkna ka sellist, tsiteerin. Probleem on selles, et me ei saa võtta Eesti välispoliitikat kui selliste akadeemiliste mõtteavalduste võimalust. Meil on väga selge välispoliitiline liin, mis on väga erinevates foorumites ju välja töötatud. Mille taga on, ma võin tänase arutelu tulemusel öelda, ikkagi kogu Eesti rahvas. Praktiliselt kõik erakonnad Riigikogus. Nii ütleb Tsahkna. Ehk siis see välispoliitiline liin, millest me siin räägime, olgu tuumarelvade paigutamine Eestisse, mis nii-öelda kollektiivse meie toel ära tehakse, või olgu mingid muud ärplemised, mille juurde me ka tuleme, on selline poliitika, mis on kogu Eesti rahva poolt heaks kiidetud, väidab Tsahkna.
Kus ta sellised väited võtab, seda mina ei tea, aga igatahes siis 1,5% erakonna mees, kes praegu on potsatanud välisministri toolile, väidab, et sellise poliitika taga on kogu Eesti rahva enamus. Kogu Eesti rahvas. Kogu Eesti rahvas. Nii ta ütleb. Ja kui me vaatame seda, et mida Tsahkna siis veel lisaks toob, siis on ta näiteks kinnitanud ka Saksamaa avalik-õiguslikule meediakanalile Deutsche Welle antud intervjuus, et Eesti ei oota, kuni Venemaa teda ründab, vaid on valmis ise ründama Venemaad. No järjekordne selline tunne, et tahaks nagu silmi pühkida ja mõelda, et mis asja see siin nüüd siis oli? Mis asi see nüüd oli? Nii, aga Tsahkna ütleb, mina tõlkisin selle niimoodi ja ma tõlkisin selle kuidagi veel võimalikult heasoovlikult Tsahkna osas. Et see et-sõna, mis seal keskel on, seda võiks mõista ka if, ehk siis et, võiks mõista või kui, if, kui, võiks mõista ka uue lause algusena, aga mulle tundub, et nii Tsahkna ei rääkinud. Igal juhul ma tõlkisin selle niimoodi. Meil on Vilniuse tippkohtumisest alates uued kaitseplaanid, mis tähendab, et me ei oota, kui Venemaa peaks meie territooriumitele lähenema. Me viime sõja Venemaa territooriumile, et rünnata sealseid vahendeid, räägib siis Tsahkna Münchenis. Mõtlesin, et kui if, ehk siis kui Venemaa ründab, siis me lähme Venemaa territooriumile. Et võib-olla Tsahkna mõtles seda ja intervjuus kuidagi puterdas ja see oma sõnasalatis. Aga üllatus minule Tsahkna sõnade õigeks interpretatsiooniks ja eksegeesiks andis võimaluse ei miski muu kui Eesti välisministeerium, mis tõi selle sama lõigu ära ja ilusti tõlgib selle niimoodi, et ei, meie oleme need, kes viivad sõja Venemaale. Kuulame seda lõiku siit. But in real life, what we do is that we are increasing heavily our capabilities. I think that NATO is stronger than ever before. We have new defense plans already since Vilnius, and it means that we are not waiting if Russia is coming to our territories and then we're fighting back. We will bring the war to Russia. These capabilities, it will be there. Ehk siis ei ole siin midagi. Meie viime Venemaa territooriumile sõja. Mis asjad need nüüd siis on? Mis asjad need on? Kas, ja keegi jälle võib niimoodi ütelda, kas keegi on söönud lõvikonserve, kas keegi on lihtsalt nagu lolliks läinud, kas muumid on lõplikult orust lahkunud või on peale Müncheni julgeoleku kokkusaamist julgeolekukonverentsi antud siis Tsahknale ja Eesti välispoliitika liidile kätte mingisugused eriti karmid jutupunktid, mida siis nüüd otseselt Venemaa vastu välja käia, eesmärgiga võib-olla provotseerida uus konflikt Ukraina konflikti kõrvale siin. Igal juhul tegu on nagu täiesti meelevigaste väljaütlemistega. Täiesti hullumeelse retoorikaga, millega Tsahkna siin hakkama saab. Tundub nagu kellegil oleks tahe viia Eesti sõtta Venemaa vastu, provotseerida siin reaalselt konflikt. Ja ma ütlen, see uudis, et Eesti territooriumile tulevad Venemaa vastu suunatud tuumarelvad, see peaks olema esimene uudis Eesti meediaväljaannetes. Me loomulikult ei näe seda niimoodi. Me ei näe seda mitte kuskil. Objektiivis olen ma nüüd hoidnud 2 päeva seda uudist esimesel kohal. Ja kogu see asi pannakse siis konteksti, et see ei ole selline asi, mille üle me hakkame siin akadeemiliselt ühiskonnas diskuteerima.
Need asjad, nii nagu ma eelmiseski kommentaaris väitsin ja näitasin, on need, et mille üle mingisugust diskussiooni ühiskonnas ei heaks kiideta. Need on asjad, mille üle akadeemiliselt arutleda ei saa. Me ei saa öelda, kas on olemas, et Eesti vajaks mingit plaan B, plaan C, plaan D. Ei, meil on NATO capabilities, NATO võimekused ja kui vaja, me toome siia ka tuumarelva. Meil on ainult üks kaart, mille peale me kogu Eesti julgeolekupoliitika ja välispoliitika asetame. Seda rauda me taome, Venemaad me pidevalt torgime sellise lolli väikese muumina, kes on orust lahkunud ja Vene suure karu juurde jõudnud ja nüüd peksab teda mingisuguse väikse olematu kõrrega vastu nina ja üritab provotseerida teda, et tuleks ikkagi lõplik lahendus nii-öelda ära. Selline mulje jääb nendest väljaütlemistest. Kui nüüd tulla selle juurde, mida sellise asja peale, et me ei ole tuumarelva Eestisse toomise vastu, võiks öelda Venemaa tuumadoktriini. Siis tuleme ja vaatame seda, mida see ütleb. Nii, ja siin on siis ametlik dokument Venemaa Föderatsiooni riikliku poliitika alused tuumaheidutuse valdkonnas, mis on heaks kiidetud 19. novembril 2024. aastal. Sinna tehti väikesed muudatused eelkõige, mis siis puudutasid Valgevene osa. Et Valgevene ründamine on sama väärne kui Venemaa ründamine selle doktriini kohaselt. Ja sinna tehti siis selle alased väikesed muudatused. Aga üks peamine punkt, mis siit oleks kohe mainida, on punkt number 15. Ja selline masinatõlge võiks selle kohta käia nii. Peamised sõjalised riskid, mis võivad sõjalise, poliitilise ja strateegilise olukorra muutudes kujuneda sõjalisteks ohtudeks, agressiooniohtudeks Vene Föderatsioonile ning mida on kavas neutraliseerida tuumaheidutuse rakendamisega, on järgmised. Ja siit tuleb punkt E. Mis tõlkes kõlaks nii. Tuumarelvade ja nende kandesüsteemide paigutamine mitte tuumariikide territooriumile. Ehk siis, loeme veel kord uuesti. Peamised sõjalised riskid, mis võivad sõjalis-poliitilise strateegilise olukorra muutudes kujuneda sõjalisteks ohtudeks, agressiooniohtudeks Vene Föderatsioonile ning mida on kavas neutraliseerida tuumaheidutuse rakendamisega. Neutraliseerida tuumaheidutuse rakendamisega on muuseas see, et tuumarelvi paigutatakse koos nende kandesüsteemidega mitte tuumariikide territooriumile. No eelkõige, kui see mitte tuumariik asub 200 kilomeetrit Peterburist ja omab suurimat siis ühist ala Venemaaga endaga, Eesti näol, piiri Venemaaga. Siis on tegu väga tõsise asjaga. Ja kokkuvõtlikult võib ütelda, et mis siis juhtuks, kui Eesti sellise sammu teeks. No Eesti loomulikult muutuks tuumaheidutuse sihtriigiks Venemaale. Tuumarelvade paigutamist käsitletaks sõjalise riskina, mida tuleb siis neutraliseerida. Ja Eesti infrastruktuur võib siis kriisiolukorras olla ennetava löögi kandidaat. Eestit käsitletaks võimaliku rünnaku korral ka tuumariigi kaasosalisena. Ja eskalatsioonioht Läänemere piirkonnas vähemalt mõningatel hinnangutel suureneks märgatavalt. Nüüd tekib küsimus, et huvitav küll, et kui siin Tsahkna sellise asja välja ütleb, siis kas ta ei tea Vene tuumadoktriinist mitte midagi? Kas välisminister vaatab sellele läbi sõrmede ja ütleb, et või B siis vaatab läbi sõrmede ja ütleb, et see ei ole justkui mingisugune dokument, mis oleks tõsiselt võetav. Maailma suurima tuumariigi
dokument selle üle, kuidas ja millistel tingimustel ta kavatseb tuumaheidutusjõudu rakendada. Et see on justkui mingisugune retooriline dokument, mida pole vajagi nagu arvesse võtta üldse. Või ta ei pea seda üldse oluliseks ja lihtsalt lobiseb välja mingisuguseid möliseb, mingisuguseid mõtteid nagu, ma ei tea, koolipoiss kuskil lihtsalt, et jah, me tegelikult oleks päris lahe, et kui me siia paigutaksime tuumarelva. Ja tegelikult selle taga on vaata, et peaaegu kogu Eesti rahvas veel. Ma ei tea, kumb on hullem. Kas selline reaalne, peaaegu agendilik kinnimakstus selles küsimuses, kuidas on Eestit võimalik veel ja veel rohkem viia sinna eskalatsiooniohtu Venemaaga või lihtsalt selline mingi, ma ei tea, lõpetamata ülikooliharidusega inimese lobi. Et kumbki variant on tegelikult äärmiselt halb Eesti välispoliitikale, aga väga-väga halb on see, kui vaadatakse lihtsalt Vene tuumadoktriinist täiesti läbi, seda dokumenti läbi ei loeta, ei hakata käsitlema üleüldse seda dokumenti ja vaadatakse ja räägitakse ainult mingisugusest NATO liitlassuhetest. Olukorras, kus tegelikult NATO võib-olla ei nõuagi meilt mingisugust tuumarelva paigutamist, aga Eesti mingi nipiga ise üritab teha ennast selliseks nii-öelda kandidaadiks, mis siis oleks tuumaheidutus sihtmärkide seas Venemaa Föderatsioonile esimeses reas, kohe esimeste nii-öelda paukude juures. Ma ütlen, see on mingisugune selline, ma ei teagi, ka see reaktsioon sellele uudisele on midagi sellist, mida nagu tõsiselt võetavas riigis ei tohiks olla. Ühelt poolt me ei saa nagu lihtsalt nagu sauna taga möliseda nagu Tsahkna suunal, et on ikka loll küll, võib-olla on, ma ei tea, tõenäoliselt. Aga teiseks ei ole mingitki tõsiselt võetavat diskussiooni, et mida siin nüüd praegu üldse välja öeldi. Mis asi see nüüd on? Ja nüüd tuleme selle juurde, et mis mõttes meie? See meie küsimus on nüüd äärmiselt oluline, et Tsahkna ja Eesti välispoliitiline nomenklatuur räägib kogu aeg mitmuses ja justkui poogib enda nägemuse taha kogu aeg selle, et meie Eesti rahvana oleme sellised, kes kiidavad need välispoliitilised ja julgeolekupoliitilised valikud heaks. Meie oleme need, kes on nõus tuumarelva paigutamisega siia Eesti territooriumile. Nii nagu Tsahkna ütleb, et võib-olla siis jah, päris mitte sinna Narva jõe äärde, et see oleks võib liiga ohtlik. Aga paneme ta Võrumaale või paneme Pärnumaale. See ei ole ohtlik. Ja tekib küsimus, kes need meie nüüd on? Kes need meie on? Et me oleme näinud seda, kuidas eelmises kommentaaris ka mainisin, Jonatan Sevjov rääkis sellest, kuidas välisministeeriumi välispoliitika joon on paika pandud ja sellest ei saa nagu sammugi kõrvale minna. Ei president ega mitte keegi siin nii-öelda põhiseaduslike institutsioonide kohatäiteks olevatest inimestest. Need asjad on paigas, neid tuleb järgida. Ja kui lähtuda sellest, et Eestil iseseisev välispoliitika puudub, nii nagu ma arvan selle olevat, vaid me oleme põhimõtteliselt lihtsalt NATO ja Brüsseli transatlantiliste koridoride käpik, sõrmik, kes teeb täpselt seda, mida käsi tahab, jõuab täpselt sinna, kuhu käsi välja jõuab, siis tekib küsimus, et need meie ei ole kindlasti Eesti rahvas. Need meie ei ole Eesti rahva esindajad. Need meie on kuskil mingisugustes sõjapartei koridorides olevad inimesed, kes mängivad meid siin Venemaa vastu ja lasevad sellistel poliitikutel nagu Margus Tsahkna viia meid enesetapjalikku missiooni Venemaa vastu. Et tegelikult ma ütlen, me peaksime rahvana olema ja põhimõtteliselt tagajalgadel praegu ja küsima, mida
sa mees nüüd praegu oma suust välja ajasid? Mis paganama jutt see nüüd oli, millega sa praegu lagedale tulid? Kes on otsustanud selliseid asju? Et Eesti võiks, või ütleme nii, et on rääkinud üldse, et me ei ole sellele vastu, et Eesti võiks tulla tuumarelvad. See, ma ütleks, on kupp ja kiltri aidamehe jutt parimal juhul. Ehk siis mingit võõrisandat teeniva inimese jutt, kes nii-öelda head isandat, oma enda leiva isandat teenib ka kohaliku mõisa ja kohaliku talurahva surma hinnaga, kui vaja. Peksab neid nii palju, kui nii mõnelgi hing välja läheb. Paneb nad tulevases konfliktis, ma ei tea, tuuma heidutuse alla. Niimoodi, et see vaene mõisakene põletatakse tuhaks, kui see isandale peaks meeldima. Välisisandale. Mitte sellele, kes siin kohal on, vaid välisisandale. Kes tõenäoliselt paikneb kuskil 4-5 000 kilomeetri kaugusel üle suure lombi. Ja otseselt vähemalt seda esimest pauku vastu ei võta, kui peaks kolmas maailma seda lahti minema. See on kõige nagu lihtsam seletus, aga kuidas öelda kõige, või tõenäolisem seletus on see, et siin räägib agent, siin räägib põhimõtteliselt välisagent, kes on ära ostetud mingisuguste jõudude poolt, kes lihtsalt asetab täiesti julmalt oma enda maa, oma enda rahva, oma enda riigi surmasuusse. Me viime Venemaale sõja. See on nüüd uus retooriline selline käik. Ja ma lihtsalt mõtlen, et huvitav, kas see on olnud jällegi mingites ešelonides kuidagi kokku lepitud asi või? Sellepärast, et ma loen alles hiljuti selliselt autorilt nagu Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi sellist artiklit, et Eesti vajab otsustavust ja valmidust oma nahk mängu panna. See on tegelikult hea artikkel. Priit Hõbemägi oskab kirjutada. No kui ta Postimehe peatoimetaja ei oskaks seda, siis oleks ka imelik, aga ta tõesti oskab seda. Nii et kõvasti paremini muuses kui Postimehe endine peatoimetaja Riigikogu esimees Hussar. Et Priit Hõbemägi erinevalt temast on täitsa intellektuaal. Ja see artikkel on selline, mida võiks kommenteerida tegelikult pikemalt, sest see on sellise rahvusliku mõtteviisi kvintessents. See on selline summa summarum, millega nüüd selline Eesti rahvuslik mõtteviis kuidagi mingil tasandil kokku võetakse. See artikkel pärineb 14. veebruarist aastast 2026 ja kui ma nüüd ei eksi, siis Priit Hõbemägi tuli sellega Postimehe arvamusliiderite lõunal oma kuulajate ette. Ja artikkel räägib meile Lennart Merest, artikkel räägib meile Postimehest, sellest, mida siis teha väga keerulistes olukordades. Lennart Merel oleks ilmselt meeldinud praegused rahvusvahelised olukorrad, kus oleks saanud improviseerida, ütleb Priit Hõbemägi. Ja siis räägitakse Postimehest kui institutsioonist. Ning siis tullakse selle juurde, kuidas on võimalik viia oma nahk ise turule. Ning tehakse seda Nassim Nicholas Talebi raamatu Must luik esitlemise või mõtete edastamise kaudu. Must luik on selline sündmus või selline väljund, mida mitte keegi ei oodanud. See vapustus, ütleb Hõbemägi, mida keegi ei oodanud, kuid mille märgid olid ometi kõigi silme all juba olemas. Ja mina juhin ka tähelepanu, ütleb Hõbemägi Talebi raamatule Oma nahk mängus, mille on eesti keeles andnud välja Äripäeva kirjastus. Autor kirjutab, et kui riskantses olukorras tehakse panused nõnda, et panustaja enda ressursid, finantsid, varandus ja maine, elu või muu selline ei ole mängus, siis ta ei riski nende kaotamisega. Siis erineb tema käitumine oluliselt sellest, kui tal oleks oma nahk mängus. Oma nahk mängus tähendabki seda, et teadvustatakse risk eksistentsiaalsel tasandil ja kantakse kogu vastutus nii iseenda kui ka teiste ees.
no igati mõistlik mõte, loomulikult vastutus tasub kanda tõesti. Eestis on vastutus 0, ümmargune 0, eriti ametnike seas. Mitte keegi ei vastuta mitte millegi eest. Kellegil pole oma nahka mängus. Aga nüüd siis paneb Hõbemägi need 2 ideed kokku. Esiteks must luik, mingisugune sündmus, plahvatus, mida keegi ei oodanud, aga mis justkui oli õhus. Ja siis idee oma naha mängu panemisest. Ja räägib ta sellist juttu. Tuleb panna hullu, on juhtivad kaitseväelased selle kohta öelnud. Ja ta räägib siis Eesti heidutus ja sõjalisest võimest. Ja mulle tundub, et see mõtteviis on avalikkuses positiivselt vastu võetud. Nii, ja nüüd tuleb juhtlõik, selline oluline lõik siin. Arvestades Eesti tulevõimekust on Peterburi meie rakettide laskeraadiuses. Sinna ulatuvad ka meie merekaitseraketid. Küsisin kord endiselt kaitseväe juhatajalt Martin Heremilt, kas Eesti kaitsevägi laseks rakette ka näiteks Peterburi ajaloolise Iisaku katedraali pihta. Kui selle sammaste vahele on paigutatud õhukaitsepatarei, siis laseks need ära küll, vastas kindral reservis. Nüüd järjekordselt. Seda ütleb Eesti, sellist juttu ajab Eesti ühe institutsiooni, ajakirjandusliku institutsiooni Postimehe, Eesti vanima päevalehe, mis räägib endast kui põhiseaduslike väärtuste kandjast peatoimetaja. Nii et panna hullu, kas me ei võiks alustada sõda Venemaaga niimoodi, et me pommitame sodiks Peterburi Iisaki katedraali? Ja ütleb selle peale Herem, et põhimõtteliselt saaks küll. Saaks ära tehtud küll. Paneme selle nüüd siia konteksti nii-öelda Margus Sahkna väljaütlemistega. Kas meil siin on mingisugune uue retoorika avang nüüd Eesti ühiskonnas? Kas alguses tuleb välja põhimõtteliselt süvariigi häälekandjana ennast Ukraina sõja kogu perioodi jooksul tõestanud Postimees, kes pidevalt avaldab siin Rainer Saksa ja teiste stratkommarite töid? Meeris Oitsalu, süvariigi teatrikriitik, sai hiljuti just nimelt Postimehe aasta arvamusliidriks. Et kas meil siin nüüd pannakse ette mingisugune uus retoorika? Et enam ei piisa ainult retoorilisest torkimisest Venemaa suunal, vaid nüüd tuleks ikkagi latakas ise ära panna. Siis käib meil Müncheni julgeolekukonverentsin ära meie akadeemik Tsahkna välisminister ja tuleb välja ideega, et aga tegelikult tasuks panna ära küll. Ja lisaks sellele tuua võib-olla ennetavaks selliseks heidutuseks siia ka veel tuumarelvad koos kanderakettidega. Et tule taevas appi. Mis asi siin nüüd lahti on läinud? Mina ütleksin selle peale, et põhimõtteliselt nüüd on ikkagi osal seltskonnal küll muumitorust lahkunud. Ja põhimõtteliselt selline vanaaegne furgoon, valge furgoon, iiu tuleks ette kutsuda, kus on selline punane rist peal. 2 valgetes kitlites meest võtavad sealt furgoonist välja valged särgid ja panevad need inimesed kuhugi nüüd kinni. Et see ei ole nagu nali enam, mida siin välja öeldakse. Peterburi Iisaku katedraal segi pommitada. Huvitav küll, miks Iisaku katedraal? Et seda ka olete analüüsinud, et siin tegelikult selline rahvusmõte võetakse veelgi kokku, et noh, ma ei teagi, et mis seal Peterburis oleks sellist nagu kommunismi mingi pärand, ma ei oska öelda praegu, ma tõesti olen korra käinud Peterburis ainult. Ja, aga paneks nagu Iisaki katedraali pihta, minust see oli küll vist kommunismi muuseum omal ajal, eks ju, aga nüüd on ta loomulikult taastatud jällegi kirikuna. Et paneks selle pihta nagu laksu ära. Mul ei ole sõnu. Ja mida me sellega nagu pihta hakkame on see, et jällegi inimesed peaksid küsima, et mis juttu meile siin nüüd aetakse.
See ei ole juhus, et need asjad pannakse samal hetkel samasse kohta. See ei ole juhus, et see retoorika nüüd äkitselt välja tulnud. Kas siin maailma poliitilistes tõmbetultes ka NATO lagunemise olukorras üritab Euroopa ja transatlantiline sõjapartei, mis omab sellist raudset haaret Eesti välispoliitika, julgeolekupoliitika ešelonidest, üritab saada veel mingisuguse viimase konflikti. Üritab veel tekitada nagu teise Ukraina. Kas meile hakatakse tõesti genereerima siia põhimõtteliselt uut kuuma konflikti? Eestlased peavad nüüd mõtlema, et mida see tähendab, selline jutt, mis siin on. Kogu rahvas peab sõda. Siin räägib Priit Hõbemägi sellest konkreetsest omaenda naha mängu panemisest. Kogu rahvas peab sõda ja see on väga huvitavad mõtted, mis siin on või väga huvitav selline, kuidas öelda, nagu tervikpilt, mis siit välja tuleb. Me kõik teame, kui otsustavalt käituvad inimesed, kellel on tõsi taga ehk oma nahk mängus. Kui vähegi käitumist lugeda oskab, kes vähegi käitumist lugeda oskab, saab aru. Ja mind vaevab küsimus, kui Eestile kallale tungijale vastu hakkamine on ainus viis Eesti iseseisvuse tagamiseks, siis miks ei ole avalikkusest tajuda ega kuulda sellele ohule võrdelist otsustavust ega näha tegutsemistahet avalike teenistujate hulgas. Priit Hõbemägi ütleb, et meie selline kuidas öelda, eliidiks, ma ütlen, ei taha saa seda nimetada ladvik. Ja nii kõikvõimalikes riigiametites kui ka poliitilistes koridorides justkui võtta tõsiselt seda asja, et räägitakse küll nagu juttu, et jube oht on kogu aeg, eks ju, et hirmus asi on ja sõda kohe tuleb ja Venemaa kohe tuleb, aga justkui võtta tõsiselt. Nii, et put your mouth where your money is, eks ju, et pane oma suu sinna, kus su raha on. Mängi siis kaasa seda mängu, et tehke siis ka siblige samamoodi ringi, nagu te ütlete, et mis on tegelikult igati jällegi mõistlik põhimõte, et kui oleks see oht selline, nagu väidetakse, no siis peaks ka siblima ringi tegelikult hoopis teistmoodi, hoopis teisel viisil ja räägib ta siis sellest, et me peame nagu tõsiselt võtma seda asja ja kogu Eesti ametnikkond ja kõik teised peaksid nagu panema kogu oma naha siis nüüd mängu siin. Ta räägib sellest, kuidas aktiivsed inimesed on sihikul, et kõik, kes Eestis midagi on teinud, kõik, kes Eestis midagi on, need on juba Venemaa sihikul. Ja need ka ilmselt ära elimineeritakse. Aga kas me näeme iga päev oma riigi ja selle ametnike tegevuses Eesti tugevdamisel seda tunnetust, et nüüd on juba iga ühe oma nahk mängus, et kolmandat iseseisvuse võimalust ei pruugi Eestile kunagi tulla, kui meie ise selle säilitamise nimel siin hullult ei pinguta. Kas üldse saab olla, et kui sinu oma nahk ja elu on mängus, siis sahistad endiselt sussi ja sirvid telefoni lootuses, et kõik läheb mööda. Head Isamaa lugejad, meie Isamaal on meid kõiki väga vaja. On vaja meie kõigi ühist ja pidevat pingutust Eesti vabaduse ja tuleviku nimel. See on meeldetuletus, et vabadus püsib ainult siis, kui igaüks meist käitub nii, nagu oleks tal päriselt midagi kaotada. Ja meil ongi. Ja siin on nüüd see suur aga. Siin on nüüd see küsimus sellest meist. Siin on nüüd küsimus sellest, et mis on saanud sellest riigist, mida me justku peaksime kaitsma niimoodi, et meie enda nahk oleks mängus. Meie enda, meie abikaasade, meie laste nahk oleks mängus. Kas see riik on meile nagu teine mina, mida ma tahan kaitsta samamoodi nagu oma perekonda, nagu oma lapsi, nagu oma sugulasi, nagu oma sõpru? Kas sellest riigist on saanud mulle niivõrd kallis ja armas asi, mille eest ma oleks valmis oma elu loovutama? Ja see on nüüd küsimuste küsimus. Ja mina ütlen, et väga paljudele Eesti inimestele siin
on Eesti riik ise teinud ennast niivõrd vastikuks, niivõrd talumatuks, et seda riiki ei käsitleta enam enda riigina. See on riik, mis on sinimustvalgete kardinate varjus muundunud lihtsalt võõrvõimuks, muundunud käpikuks, mida mängitakse oma enda rahva vastu. Me vaatame seda näiteks, mis on Eesti riigi tulem praegusel hetkel, kui me räägime Eesti rahva edasikestmist. Vaba Eesti ajal on suutnud Eesti rahvas ennast mängida demograafiliselt sellisesse olukorda, kus meie väljasuremine hakkab olema täiesti reaalne võimalus. Kogu nõukogude ajaperioodi 50 aastat. Põhimõtteliselt me ei teinud seda. Me suutsime säilitada rahva arvu. Aga nüüd 30 aastat iseseisvust ja me oleme rahvana jõudnud juba alla 1 miljoni. Ja edasised arvutused lähevad edasi sealt, et kuskil 50 aasta pärast meid, kui niimoodi jätkub asi, on meid seal 500 000 ja 300 000 vahel. Need on mõningad prognoosid, mida on esitatud. Iga aasta kogu aeg väheneb sündimus. Ka absoluutarvudes on sündinud laste arv see, mis on ka mõõtmisajaloo algusest peale kõige madalam Eestis üldse. No millest see räägib nüüd siis? Millest see räägib? Kas see räägib sellest, et see riik on meile nii-öelda nagu teine ihu? Kas see räägib sellest, et see riik on meile kõige kallim siin maailmas? Kas see räägib sellest, et me oleme valmis oma elu andma selle riigi eest? Vaatame teisi näitajaid. Ja ma pean tooma selle nagu isikliku aspekti, et aastal 2023, kui abielu rüvetati Eesti Vabariigis, pole mina enam Eesti Vabariigi lippu kuhugi heisanud. Sellepärast, et see riik tegi ennast minu kui kodaniku silmis niivõrd vastikuks, et ma ei ole suutnud selle riigi pühadel enam käia ega kaasa tunda ja hõisata selle näiteks meie iseseisvuspäeval ja vabariigi aastapäeval, mis kohe siin on peagi tulemas. Ja ma olen tundnud, et kogu see riik, eelkõige selle läbi, et abielu on rüvetatud, on ennast mänginud selliseks võõrvõimuks meie enda rahvale, mille eesmärgiks on pigem, otseselt, see rahvas ära hävitada siit Eestist, kui garanteerida ja tagada Eesti rahva, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade, nagu põhiseaduse preambul ütleb. See riik on mitte meie, vaid see riik on teie riik. Et kui meie Eesti liberaalne nomenklatuur, liberaalse demokraatia, ehk siis libademokraatia nomenklatuur ja tuleb räägib meile meie riigist, siis vähemalt mina, aga ma tean väga palju inimesi, kes üldse ei ole seotud näiteks objektiiviga, aga minu tutvusringkonnas, kes ütlevad täiesti külmalt ja rahulikult, et ei, minu riik see ei ole. See on teie riik. Te räägite meie riigist, räägite teie riigina. See on see, mille te endale olete ehitanud. Te olete läbi surunud need loomuseaduse riikliku suveräänsuse vastu olevad revolutsioonilised ideoloogiad. Julmalt, rahvast lõhestades, küüniliselt, tuimalt, nii. Ja siis ronite sellise Michali naeratuse ja muigega, sellise mõnusa Eesti poliitikute klannile omase muigega, mis just ütleb, et teid ei võeta tõsiselt. Te ei ole keegi, teile ei vääri üldse mingi tõde rääkidagi. Seepärast ma nagu tean juba ette sellise popsiliku muigega niimoodi, et ma hakkan sulle mees valetama ja ma valetan sulle näkku, ma tõmban sind haneks. Sellise muigega tullakse ja räägitakse äkitselt meie Eestist, meie riigist. Ei, see ei ole meie riik, see on teie riik, mille te endale olete ehitanud. See on need kuldsed sõnad,
mille tõi välja Tiit Madisson, et samal ajal kui laulurahvas end vabaks laulis, ehitasid kommarid endale riigi. See on see teie riik, aga mitte meie riik. Ja sellistes olukordades, kus oma nahk tuleb mängu panna, nagu räägib Hõbemägi, sellistes olukordades see väljendub väga kiiresti. Kas me paneme oma naha mängu või mitte? Kas me oleme tõesti selle riigi eest oma eluga väljas? Nii nagu ma oleksin õiglase Eesti riigi eest hea meelega oma eluga väljas. Kui ma oleksin, tajuksin seda, et see riik on põhiseaduse, mis on nagu ka nagu tegelikult liberaalne ja liberalistlik dokument, aga jätame selle tähendab, isegi põhiseaduse kaitsel. Nii, tõesti siiralt. Ja käitub sellisel viisil, et ta peab silmas oma enda rahva hüve ja edu. Ja käitub selliselt, et ma tajun, et see riik on tehtud selleks, et Eesti rahval läheks paremini, et inimesed tõesti mõtlevad, et kuidas nüüd saada teha niimoodi, et Eesti kultuur, keel ja rahvas ja rahvus säiliks läbi aegade. Paneks oma ajukese tööle ja mõtleks seda asja. Siis ma ütlen, need inimesed ka oleks valmis surema selle riigi üle, see rahvas oleks valmis selle ennast mängu panema, oma naha turule tooma, oma naha mängu panema, aga ei, meile etendatakse selle nii-öelda teie riigi suurtel pühadel mingisugust sellist võltsi etendust. Kohe tuleb vabariigi aastapäev, siis te hakkate nägema seda. Mida tühjem on see riik, mida tühjem on see riik põhiseadusest, mida selgemini see riik on põhimõtteliselt monstrum, mis on asetatud oma põhiseaduslikke eesmärke mitte täitma, vaid neid nullima ja vastupidi neile vastu astuma. Mida selgemini see riik hävitab Eesti rahvast, seda kõlavamad on need loosungid Eesti vabadusega seotud päevadel. See on selline paatoslik niimoodi, siis võetakse tohutult niimoodi kopsud õhku täis, pannakse sinimustvalge kätte, võetakse sinimustvalge kätte ja hõisatakse ja me hakkame nägema sellist laulupeo ja vabariigi aastapäeva retoorikat, kui vägevad me oleme, hakkame sellist rahvustunnet manama, kui ühtsed me oleme. See on lihtsalt ainulaadne, kui hästi me siin hakkama saame. Digitiiger ja kõik ja me oleme kaitstud, me elame paremini kui kunagi varem. Meil pole kunagi nii hea olnud siin. Ja nii edasi, me oleme ühtsemad kui kunagi varem, ütleb nomenklatuur, kes on lihtsalt julmalt peksnud läbi liberalistliku demokraatia revolutsioonilised väärtused rahva kurgust alla niimoodi, et rahvas on pidanud ka oma enda hambad alla neelama kogu selle protsessi käigus. Ütleb, tuleb ja räägib nomenklatuur sinimust valget lehvitades, et me oleme ühtsemad kui kunagi varem, me laulsime ennast jälle ühtseks. Nii. Ja ma ei tea, võib-olla mina olen kuidagi nagu, ma ei tea teistmoodi inimene, aga mina ei saa teha seda, et ma tulen sellises olukorras kuskile väljakule või lähen laulupeole ja istun selle sama nomenklatuuriga samas kohas, kes hävitavad Eesti rahvast, kes on valmis nagu see tsahkna siin põhimõtteliselt panema Eesti, meie maa, meie rahva, meie riigi, meie tuleviku, meie lapsed lihtsalt selliseks söödaks geopoliitilisel väljal meie enda elude hinnaga. Ma ei saa nendega nagu ühiselt seda sinimustvalget lipukest lehvitada. Ma lihtsalt ei saa. Minu väärikus ei luba seda, minu olemus ei luba seda. Ja ma ei saa minna niimoodi huuled pruntis. Niimoodi
ja laulda kõikidega koos seal, et me oleme nüüd ühtsed, ei ole mitte midagi ühtsed. Ja võib-olla, mõned ei ole aru saanud sellest, et ma olen suhtunud väga küüniliselt laulupidudesse. Mul ei ole mitte midagi laulupeo vastu. Laulupidu on täiesti suurepärane asi, kui see oleks asetatud õigele vundamendile. Aga ma olen selle vastu, et põhimõtteliselt see palju kannatanud laulurahvas tuleb jälle kokku ja laseb oma enda nii-öelda kiltritel, kubjastel ja aidameestel, sellel valitsusel, mis täidab teiste valitsuste, teiste koridoride nõuandeid tema enda vastu, selle rahva enda vastu, laseb jälle kuidagi pähe lasta kõrge kaarega kuskilt tribüünidelt. Laseb jälle seda nagu neil rääkida, seda juttu, et kuivõrd tore ja ilus ja hea see ole, kuivõrd hea oleme meie, me oleme jälle koos siin. Mina ei suuda seda taluda. Ma ei suuda seda nagu oma hinge võtta. Ma näen sellest läbi, et see ei ole minu riik, vaid see on see teie riik. Revolutsiooniline, Eesti rahvale vastupidine, põhiseaduse väärtustele nimme vastu käiv imperialistlik moodustis, mis siia on tekkinud Eesti riigi varjus. See on nagu hiiglaslik vähkkasvaja või hiiglaslik mingi kasvaja, mis on selle riigi üle võtnud ja muutnud ta enda vastandiks. Nii et see küsimus, kas enda nahk pannakse turule, see on küsimuste küsimus ja ma arvan, et väga paljudel kordadel ei panda. Väga paljudel kordadel ei panda, kui peaks tulema see mingisugune tõsine asi Eesti riigi vastu. Ja kuidas tahaks. Ma täitsa ausalt ütlen, kuidas tahaks seista tegelikult õilsa riigi eest, kuidas tahaks seista sellise riigi eest, mis seisab oma rahva eest, kuidas tahaks tegelikult ehitada üles seda riiki nii, et ta tõesti oleks meie rahvale kasulik. Ta tõesti annaks kätte need vahendid, et millega rahvas saaks areneda, millega rahvas saaks kasvada, millega rahvas võiks oma keelt, kultuuri läbi aegade säilitada. Kuidas tahaks seda riiki kaitsta? Kuidas tahaks olla sellise riigi patriot? Aga mida ei ole, seda ei ole. Ja kogu Eesti riiklus meenutab mulle nagu Eesti sporti paljuski. Et me peame hakkama küsima, et mis siis on see, mida me siin Eestis selle riigi all teeme. See on nagu Eesti sportlased taliolümpial. Et kuidas siis läks? Kuidas siis oli? Eks ta läks nii nagu on, et tase ongi selline, ütlevad mõned. Päris hea. Aus, selles mõttes, tase ongi selline. Esikümnesse ei tuldud, kuigi seal võib-olla lootust oli, ei läinud seekord jälle kõige paremini. Mis teha? Me peaksime nagu mõtlema seda, et kui me vaatame nagu Eesti rahvast, et kuidas me hakkama saaksime, siis meil ei ole see olukord, et just kui vaatame nüüd selle Eesti suusataja peale, ütleme, et nagu treenerina, et ei oskagi öelda, mis siin nüüd nagu halvasti läks. Kõik tegime just õigesti, aga jälle nagu 27. koht või 52. Täitsa hästi iseenesest, rajale mindi, ära suusatati, pole hullu midagi. Aga vaat, et paneks seda määret võib-olla natuke rohkem, võib-olla siin trenni teha, võib-olla anaeroopset trenni teha, ja eks mõnedel treeneritel on erinevad nägemused niimoodi, et tegelikult meie teame kõik, mida teha Eesti rahvaga. Et me teame tegelikult väga hästi, kuidas Eesti saada jalule. See plaan on täiesti olemas. Ma võin vaid väga lühidalt mõningad punktid välja tuua. Ma käisin need läbi muuseas ühes oma kommentaaris, mis puudutas rahvastikukriisi. Kui rahvastikukriisist välja tuua, pakkusin välja sellist 5 baasprintsiipi. Aga ma toon nagu nende hulgast ja võib-olla mõned veel välja, nagu mõned elementaarsed printsiibid. Nii, esiteks, me peame
taastama elukultuuri. Me peame rajama kogu selle olukorra siin jälle loomuseaduslikule alusele. Perekonnakultuur, abielu, perekonna mõiste, abielu mõiste, see kultuur, mis sellega seondub, selle väärtustamine, emaduse väärtustamine, kui ühe karjäärivalikuna, võib-olla kõige olulisema karjäärivalikuna üldse, emadus, mitte mingisugune, ma ei tea, kuskil mingi ministeeriumi, kantsleri, sekretär või mingi muu, kes käib ja teenib seal 9-5. Ei, ema, suurpere ema. Me teame väga hästi, mida peab tegema rahvas. See on üks asi. Elukultuuri taastamine niimoodi, et iga inimese elu oleks täiesti sünnist, mitte ainult sünnist, vaid eostamisest, sünnist ka loomulikult, aga surmani hinnatud, mida ei saa tappa. Ja siin võib ütelda nüüd, et kui Eesti riik teeks sellise asja, et ta lihtsalt abordi kuulutaks illegaalseks. Meid tapetakse 4000 inimest ema-üsas Eesti Vabariigis. See on teine riiklik olukord, mis teeb Eesti riigis tegelikult sellise võika masinavärgi. Et meil on selline riik, selline seadus, selline riigi struktuur, mis võimaldab seda. Ütleb niimoodi, et ei, me saame sellest posttraumaatilisest sündroomist ilusti üle. Tallinna Ülikool ulub natukene, aga pole midagi. Me saame sellest ilusti üle. Me teeme riiklikud organisatsioonid, riiklikud mittetulundusühingud, mida me finantseerime riiklike ja maksumaksjate vahendina, kes tulevad ja selgitavad süstemaatiliselt seda, kuivõrd halb on see, et inimest ema-üsas tapetakse. Ja selgitavad ära seda, et see teine positsioon, et inimesed ütlevad, et see on justkui õigus, et me võiksime inimest ema-üsas tappa, on täiesti äärmuslik ja igasugusele elukultuurile vastane. Me ei saa siin Eestis niimoodi edasi minna. Jah, see võib hetkeks tunduda kuidagi problemaatilisena paljudele inimestele, aga vaadake, proua, pole hullu. Küll te aru saate sellest. Küll te hakkama saate sellest, et plantatsiooni omanik võis samuti tunda nagu posttraumaatilist stressi, kui põhimõtteliselt öeldi, et orjus on illegaalne. Inimest ei saa kasutada vahendina. Mis mõttes? Mis mõttes ei saa? Mul on terve plantatsioon täis siin neegreid. Nii, keda ma nüüd tööle panen? Mis saab minu varandusest? Ma nüüd on niimoodi, et nüüd peate hakkama palkama neid või tegema mingeid muid lahendusi. Aga enam orjana, vahendina, tööriistana, loobana inimest kasutada ei saa. Tõsi, võib tekitada väikest posttraumaatilist stressi, aga meil on siin riigi poolt MTÜ, nii tüdrukud, võtke üle, selgitage härrasmehele, kuidas inimest ei saa kasutada orjana. Meie läheme siin järgmise plantatsiooni juurde ja räägime sama juttu plantatsiooni omanikule edasi, et nüüdsest on orjus lihtsalt keelatud. Ei saa enam kasutada inimest vahendina, töövahendina. Sama abordiga. Sama üsasisese lapse tapuga. Äärmuslik on positsioon, et see on ikka veel lubatud Eesti ühiskonnas või laiemalt kogu maailmas. Ja nii edasi. Loomuseaduslikule alusele, elu jaatavale alusele viimine Eesti. See on lahenduseks. Midagi pole tegelikult saladuses, et saame seda riiklikult teha. Me saame seda teha ka niimoodi, et igasugused, kõikvõimalikud, revolutsioonilised, maailmavaatelised, feministlikud, homoorganisatsioonid lülitatakse täiesti välja. Parim, mida nad saavad teha, et nad saavad täiesti rahulikult eksisteerida oma nii-öelda finantsidega. Aga kui nad hakkavad liiga palju märatsema ja näiteks meie laste territooriumile tulema koolikasvatusse ja igale poole mojale, siis tuleb nad ka ära keelata riiklikult. Kas see ei ole mitte midagi enneolematut, kui mingisugust perversset ideoloogiat levitavad kodanikuorganisatsioonid, mis praegu naudivad riiklikku rahastust, tulevad ja hakkavad meie lastele perversiooni edendama.
See ei ole üldse tavapäratu, et sellised organisatsioonid pannakse lihtsalt riikliku masinavärgi kaudu kinni. Siin ei ole mingisugust, nagu ma ei tea, nagu eriolukorda. Pole hullu mitte midagi. Minge tegelege muu tööga, kas siiriks või kuskile mujale või ma ei tea, Tallinna Ülikooli professoriks või kuskile, aga sellist organisatsiooni ei pea üleval siin Eesti Vabariigis. Või kui peate nagu kõige liberaalsem lähenemine, peate oma raha eest, mitte maksumaksja raha eest, mitte meie enda raha eest. Need oleks sellised väga lihtsad vahendid, kuidas Eesti kliimat kohe parandada. Maksud ja veel kord maksud. Peredelt väga vähest maksu. Kui üldse võimalikult palju peredele raha kätte jätta riigi poolt. Kui vaja mingis faasis on toetusi maksta, saab ka seda teha võib-olla, aga eesmärk peaks olema see, et pere isa eelkõige teenib endale ja enda perele vahendeid niimoodi, et tal jääb piisavalt kätte niimoodi, et riik ei peaks tal üldse mitte midagi maksma. Need oleks konkreetsed vahendid, kuidas Eestis sündimust parandada, kuidas Eestis olukorda parandada niimoodi, et see riik tunduks meie riigina. Ma ei tea, kogu bürokraatia väljalülitamine, elektribörsi väljalülitamine niimoodi, et me ei maksa mingisugustele elektri spekulantidele, vaid me ise toodame elektrit siin ja põlevkivist ning ahitööds kogu aeg korralikud filtrid peale ja näitame põhimõtteliselt Euroopale sõrmega kuu peale. Sõitke seenele. Ei, meil on vaja lihtsalt normaalse hinnaga elektrit siin Eestis. See näitaks seda, et Eesti riik hoolib oma enda kodanikest. Bürokraatia, et meie kõikvõimalikud ametnikud ei mõtleks välja veel nii-öelda saksa täpsusega vene lollustele, kui kasutada sellist kõnepruuki, Brüsseli lollustele siis, veel lisaks mingisuguseid idiootsusi juurde, vaid et idee oleks sellest, et Eesti riigist võiks võimalikult vähese närvikuluga läbi tulla ja eraomand, ka kõik eraettevõtjad, kes seda investeerivad oma eraomandit, võiksid võimalikult vabalt tunda siin Eesti ühiskonnas. Jällegi, mitte et me teeme kellegile teisele seda, Euroopa Liidule või kellegile teisele nii-öelda allhankena siin, et võimalikult tublid olla ja sitsida Euroopa Liidu ees. Hei, meie idee on see, et Eesti inimesel, sellel eestlasel, sellel Maril ja Jüril, kes siin on elanud, mitte Muhammadil või kellegil teisel. Maril ja Jüril, kelle vanemad on siin elanud aastasadu, oleks siin hea elada. Ja siis me võiksime rääkida sellest, kuidas inimesed hakkavad selle riigi eest oma enda nahka turule panema. Oma enda nahka, mida Hõbemägi siin räägib kaaluma, mängu panema. Ja esimene asi, mida tuleks teha, on loomulikult valetamise lõpetamine. Valetamisest on saanud selline epideemiline viis, kuidas võim suhtub oma inimestesse. Me hakkame nägema seda 24. Kuidas võim tuleb ja räägib meile narratiivi, mis ei vasta tõele, ei vasta tegelikkusele. Tõest peab saama tegelik sisu. Tõest peab saama see, mis on Eestis ja Eesti riigis jalule seatud. Mitte ilusatest valedest, olgu nad kuivõrd meelitavad tahes meie kodanikele. Ei, me peame minema peegli ette ja vaatama, kes me tegelikult oleme. Nii nagu mõni suusataja on siin hiljuti välja öelnud, et tase ongi selline. Me vaatame, milline tase sealt vastu vaatab sealt peeglist. See võib olla šokeeriv, aga see on punkt, kust edasi areneda. Tõde on see, kust edasi areneda. Et kui me mõtleme, et me oleme lääne kõige nobedamad ratsutajad, aga meil pole hobustki tallis, siis
ei aita sellest, et me mõtleme, et me oleme digitiiger ja lääne kõige võimsamad ratsutajad või karutaltsutajad. Et me oleme lääne kõige tõsisemad karutaltsutajad ainult siis, kui me oleme karu ära taltsutanud, kui meil on näidata ette CV, paber, et näed, anno domini, see ja see, taltsutasime karu ära ja püstitasime lääne kõige kiirema ratsutamise rekordi. Aga seda meil ette näidata ei ole. Meil on ette näidata sõnad, sõnad ja veel kord sõnad. Ja see on päris hirmus olukord. Meil on näidata sellised ärplemised, meil on näidata tsahkna moodi väljaütlemised. Meil on näidata see, kuidas me tuleme ja viime sõja Vene territooriumile. See kõik on tegelikult rahvusliku psüühikaga seoses. See kõik on tegelikult see, mis on selline seoses sellega, et me oleme kuidagi fundamentaalselt ja metafüüsiliselt ütleks tõest lahutatud. Enda tõest enda kohta ja tõest loomulikult Jumala kohta lahutatud. Need on olulised asjad, need tuleb paika saada. Ma ei tea, kas me saame neid paika kunagi, et kui minu inimlik hinnang sellele anda, mis siin on, siis ma ilmselt nõustuksin austatud professor Linnar Priimägiga, kes käis kuskil ja rääkis sellest, et kuidas siis Eestis on olukord ja ütles, et see potitäis on perses. Vabandust väljenduste eest, aga otsene tsitaat. Et inimlikult ütleksin ma seda, aga kristlasena ma tegelikult usun, et meil on lootust. Kristlasena ma usun seda, mida Uku Masing, mille all Uku Masingu üks essee kogu välja tuli, Hando Runneli toimetatud muuses, meil on lootust. Et ma usun seda, et meie ise ei ole need, kes meile lootust annavad, vaid see, kes on ristil surnud meie eest ja meie patud kandnud ja 3. päeval üles tõusnud. Tema annab meile lootust ja tema kaudu ainult on meil tegelik lootus. Mitte meis, kes me iga võimu all hambad risti surume ja ütleme, et me kõik ära kannatame. Kuigi ei kannata, vaid tegelikult hoopis hävineme. Sest meid on kutsutud ellu, mitte surmaks, mitte kannatuseks, vaid meid on kutsutud ellu. Sellised mõtted siin võib-olla natukene metafüüsilisemad siin saate lõpus, aga sellised mõtted nendest praalimistest, mis siin Eesti välispoliitikas viimasel ajal tehtud on. Aitäh teile kuulamast ja kaasa mõtlemast.